Tere, Ants! Tere jälle. Ajame seljad sirgu. Jah, ma paningi seljad siia vaata. Et me täna räägime liikumisest. Nõukogude ajal oli ju tehastes vähemasti oli virgutusvõimlemine ja tegelikult ka tehti. Tehastes olid ju lausa spordiinstruktorid. Ja olid ju suurtes tehastes oli see ikka väga. Ma olen tuttavate käest küsinud, kõik ootasid seda tundi. Miks? Sellepärast, et see andis sulle niisugust jõudu juurde pärast, aktiivsust ja head tunnet. Ja seal oli nendel ju 3 vahetust kogu aeg, see oli pidev protsess ja isegi öösel tehti virgutusvõimlemist seal niimoodi. Kus sina saad teada, mida sa peaks tegema või kuidas teha? Ma ei teegi mingit trenni enam. Aga kui sa nüüd enda vastu aus oled, et kas oleks vaja teha? Noh, ma ei tea. Ma kindlasti, kui loen seda kirjandust ja kuulen raadiot ja kuulen sinu juttu ja kuulen teisi, eks ole, siis ma tean, et peaks tegema ja pingutama ikka viisama veidi kuidagi nüüd stabiilselt ja tasapisi. Aga mul on nii, et mul suvel võtab juba see suvila võhmale ja... Aga talvel ma melutan, ma ütlengi siin, vaatan telekat, loen raamatut. Aga kas sa käid iga päev kodust väljas talvel? Ei käi, ei viisi. Ja mugav on tead, sätid ennast siia kõik tooli tead, kõikun ja loen ja vaatan ja panen näed lambi põlema ja... Aga kas sa ju tead, et kui sa oled selle liigutamise ära teinud, et siis on hea tunne ju? On küll, jah. Aga sa ei taha seda head tunnet? Ei, kui mis ta oli sul nii head tunne, kui sul põlved valutavad, kui sa pikalt käid. Oled sa kuulnud sellist asja, miks liigutamine, liikumine on üldse kõige tähtsam tegevus? No ta läheb Vere käima ja hapnikku tuleb ja mida rohkem seda lakkudes ja rohkem seda hapnikku veri kannab üles ja ühesõnaga läbi kopsupaned tööle, see surub selle hapniku perre ja see... Tuleb nagu raamatust. Eks ma ikka midagi tean ka nendest asju. Aga selline asi, et liikumine on praegu teadaolevalt ainus tegevus, millel on võime tervendada ja parandada ajurakke. Elluda ei ärata surnud ajurakke, aga parandamise võime on. Jah, vaata, aga vanaded inimesed, nad ei mõtle enam selle peale ja mina ka eriti ei mõtle, et kuidas ma ennast niimoodi parandaks või teeks või... Järelikult peaks külge hakkama see keskeas. Peaks küll. Nii, aga kas sul mõni sõber või sõbranna, tuttav, käib kuskil võimlemas, kuskil grupis, spordiklubis? Ei, nii vanasi ma ei tea. Kas sa üldse tead, kas neid võetakse? Raha eest tehakse tänapäeval kõiki ju. Enamus ju maksab, kes seal käib. Ega muidu ei saa. Aga see on sinu oma asi, palju sa liigud. Ja, aga kui sa oled ära maksnud raha, siis sul on ka motivatsioon mitte lösutada, vaid raha ära kasutada. Mida? Rahalist motivatsiooni pärast küll ennast liigutama, aga ma võin maksta, aga jätke mind rahule. Ei siis, kui sa absoluutselt midagi teha, mingid muud tegemist, mul on igas muid tegemisi ka. Ja ma panen teil suvidas midagi. Probleem juba näiteks maad kaevatas. See on sama hea sport. Kuule, maad kaevad sa 2 nädalat aastas kõige rohkem. Ei, see kogu aeg. Kraabi ja tee ja istuta ja... See ei jõuagi nii palju ära enam teha, kui vaja sul ole. Tead, et välismaal tihtipeale käivad võimlemas ju pargis. Ja ma olen mitte jooksmas, vaid just võimlemas. Ma jalgis näitame seda pargis seal kogu aeg. Aga sul ka park siin, sa ei lähe? Suur ka see KED, siis saab üle ära mõni. Saab küll. Ja pärast vaatavad teised, et loll vanamees, mis see vehib seal. Kas sa tegelikult karvad nii, et vaadatakse, et loll vanamees? No ikka vaatavad.
tead, et meie maja taga käib emeriitprofessor Rein Veidemann võimlemas. Kas tema peab siin või? Jaa. Tõsi või? Ja professor Rein Veidemann oligi minu eeskuju. Ega mina algul ei teadnud, et ma tunnen seda inimest. Et vaatan, et üks mees käib igal hommikul, sirutab või jõudu teeb. Ja siis mõtlen, et mida mina siin passin sooja ahju kõrval, et võiks ka välja minna. Vähe näeb võimlejaid ja vana inimene ju jookse. Ta võiks võimelda rohkem, aga mingisugune selline häbelikkus on. Aga me alguses rääkisime või sina rääkisid, kuidas virgutusvõimlemist tehti nõukogude ajal tehastes. Vikerraadio laseb siiamaani virgutusvõimlemist kell 11. Ma tean. Aga võimled? Ei. Riigiraadio laseb sulle võimlemist. Aga kas see virgutusvõimlemine, mida lastakse raadiost? Selle asemel, et lasta teda kuskil, kus pilti näed ka, mis liigutusi tegema peab. Kas see mitte ei naeruväärista üldse liikumist? Ei, miks ta naeruvääristub? See oleks huvitav, aga on jää, kui ta ette teeb. Sa ei saa, teinekord sul, tähendab, ma olen ise ka kuulanud seda võimu. Ma ei jõua järgi sellele nii kaua. Kui tema hakkab juba vehkima, siis ma peab oma vanast ajust läbi laskma ja siis on juba 3. harjutus ja siis ma ükskord olen natuke proovinud ka võtsa, kurat, see ei ole minu nõukust. Aga proovime 2 käsi. Ei tea, kas ta on mõte. Mõni naerab surnuks. Sa pärast ise otsustad. Kõverdad mõlemad käed 2 korda järjest. Et siis on nagu põnevam, on selline kombinatsioon. Teha kordamööda kätega. 1 käsi, teine käsi ja siis 2 kätt korraga. Proovi, suru 1 käsi ülesse, teine käsi ja püsti olles kõverda käsi. Ja tegelikult kuidas? Seda teha näiteks harjavarrega. Harjavarrega, kus me selle saame? Aga siis teha kordamööda kätega, eks. Et siis alt, eks ju, reie juurest sirutatud käed otse ette õla kõrgusele ja tood alla tagasi. Kuidas ise tahad? Ühesõnaga, kuidas ise tahad? Päris mitte haritust, millega oma ülejäänud tööpäeva sisustada. Mina ja Viive soovime sulle head päeva. Sa näed, see käib nii ruttu, et sa ei saa aru, sa pead olema proff. Eks ole? Jaa. Sa tead ju seda, et vanemal inimesel on tasakaalu raskem säilitada kui nooremal. Aga sa tead, miks? Või mis on need muutused, mis teevad selle tasakaalu hoidmise siis teistsugune? Ma ei tea, võib-olla kuulmine kõrvas on ju see tasakaalu. Mida vanemaks inimene saab, seda suuremat pinda ta oma jalast toetuseks kasutab. Ehk sa pead panema täie jala sinna peale. Ja siis huvitav on see, et kui noorem inimene hoiab tasakaalu hüppeliigesega, selle liigutamisega, siis vanem inimene hoiab puusaga tasakaalu. Ja sellepärast see kõnnak muutub ka niimoodi nagu paremale vasakule. Ja noorem inimene siis käib rohkem nagu... Ja ma ise ka tunnen seda, et kangesti tahab jala tervet maha panna. Ma olen trepist, ma pean saama selle jala. Enne ma võisin astuda päka peale ja nüüd ma pean selle terve jalad alla panema, trepile astun alla, et tunnetama, nüüd ta on kohal. Ja teine raske asi on seista pehmel pinnal. Näiteks ka isegi mati peal. Ja see kõik on normaalse vananemisega, see ei ole haiguslik, vaid see on normaalse vananemisega. See on normaalne. Normaalne oled jah. No vaata, ma siin talvel ja vaatan, kuidas Kadriorust tulevad need vanad inimesed või siit Gonsiorist. Tähendab, naised, mehi on vähe, mehed tulevad veel mingi kepid, aga naistel on kõik need niisugused kärud, mis lükkab ees. Tugiraam. Tugiraam on ta nimi, jah. Ja lähevad siin ja neid on nii palju. Ja mõned on nii vaesed, mõni läheb 10 sammu ja siis istub. Aga mis mõtte see sulle tekitab? Tekitab, kus sa kurat, et see jumala eest sellesse seisu ei kuku. Et valus on vaadata. No jah, valus on tõesti on valus ja ja mis see valus, aga kahju. Aga ta peab liikuma. No jah, peab. Sa pead seda selle pilguga vaatama, et ta teeb endale head. Kas mul on õigus, et vanemad inimesed hakkavad liikuma selle peale, kui mingi laks ära käib, kui mingisugune haigus või häda külge tuleb? Ja tavaliselt see, jah.
Ma ütlen, kui ma peale oppi käisin ja siis ma ka rohkem pidin liigutama neid liigeseid ja võlgu, see pani ikka liigutama, ega ma muidu oleks viitsinud selle asjaga tegeleda. Mis sind võiks motiveerida, No, et talvel liigutada? See? See mind motiveeribki. Okei. Siin on see juhtimispult ja see pultil on rõlitus. Nüüd annan märku. Nii valime ja nüüd hakkab mu jalgu ilusti käima. Aga sa ise ei suru? Mitte midagi, kõik teeb masin. Nüüd panen kiirust juurde. Nüüd on 3. kiirus. 6. Varsti lähed lendu. Ja 8 on viimane. Siin kätel on parem kui kiiremini käima. Ants on väga töökas, käed käivad. Sulle võiks taina segamise aparaadi taha panna ja siis oleks tainas segatud. Seda käsitsi. Ise. Nooruses motiveerib inimest liikuma kõik muu, aga mitte tervis. Lõbu, looming, saavutusvajadus, võidurõõm. Selle järel tuleb aeg, kus oluline on hea välja näha. Algul teiste jaoks, hiljem iseenda jaoks. Tervis on endiselt teisejärguline, sest me ei tunneta tema olemasolu. Tervis motiveerib meid liikuma alles siis, kui seda pole. Sama on koormusega. Algul on vaja lisaraskusi. Siis piisab iseenda keharaskusest. Ja kui kaigas välja jätta, siis minu kogu ülejäänud võimlemine on samuti isomeetriline treening ehk ma kasutan iseenda keharaskust. Lõpuks pole üldse jõudu vaja rakendada. Lihtsalt liigu. Võtame siis nüüd oma mõtted kokku, et iga päev sina liigutad ennast selle sõbra abiga siin ja see ongi asja juures kõige tähtsam, et liikuma peab regulaarselt. Ja. Katsun õpetust meeles pidada ja saab täidetud. Ja, väga hea. On.